tuleb siin talvel ka roboopikuvõistlus ja siin me peame tegema ja seal me peame palle viskama nii kaugele, kui suudame. Siis meie tegime sellise roboti, mida me mõtlesime, mille me mõtlesime nimetada pallilaskjaks. Ja meie pallilaskja, siis näeb selline välja, et siia automaatlaadi peale pannakse pallid, siis need lähevad automaatlaadilt edasi siia aluse peale ja seal siis tulistatakse. Ja ma võin teile näidata, üks asi veel. Lasta võib alles siis, kui see robot laseb alles siis, kui te olete ühe korra nuppu vajutanud. Siis pallid pannakse siia suvalises järjekorras automaatlaadi peale, kui on punane pall, siis võib lasta ja kui on sinine pall, siis peab maha ajama. Nüüd vajutan nuppu. See robot peab ka andma heliga märku, kui see on punane pall. Vajutan nuppu. Siis robot hakkab seda ennast linnustama. Kui see on lõppu jõudnud, vajutatakse seal nuppu ja siis see laseb. Nii. Linnustatakse ära, vajutab seal taga nuppu ja see tähendab, et laseb. Ja nüüd ma siis räägin teile, kuidas see robot töötab. See robot töötab niimoodi, et pannakse need pallid suvaliselt siia peale. Ja siis, kui on sinine pall, siis see palli etteandja läheb korraks paremale ehk siis ja paneb selle sinise palli ära ja siis läheb tagasi peale. Ja kui on punane pall, läheb alguses päästik niimoodi, et see pallide laskev pulk läheb üles, et teda saaks ära minnastada ja nagu ma juba enne rääkisin, panime me need kummid siia selleks, et neid hammasrattaid, mis seal on ja meie robotit linnastavad, jääksid ikkagi paigale. Nii, nüüd siit taga hakkab see laskev pulk seda lülitit vajutama ja nüüd, kui see on vajutatud, läheb uuesti päästik tööle, kuid nüüd, enne kui see pani selle laskja üles, nüüd see läheb sealt alt ära ja laseb selle palli lendu. Et võita me tahtsime, et meie pall läheks vähemalt üle raamaturiiuli ja seda see ka läheks, kui seda raamaturiiulit ees ei oleks. Ja see laseb umbes 6,5 meetri kaugusele. Ma võin ka teile näidata, kuhu on minu mäletamist mööda kõige kaugem pall, kuhu ta on lasnud.